Kas te olete juba läbinud tervisekontrollidega? Ega mina ei pea seda siin tegema mingi kampaania korras, sellepärast ma olen kirjaoske inimene, ma suudan ise oma tervist jälgida. Ja stressi on meil palju võitu. No üldiselt Eesti inimese tervisega ta ei ole viletsam, kui no ütleme üldise Euroopa tasemega võrrelda, aga muidugi meeste tervis ei ole kiita, sellepärast et vahe meeste ja naiste keskmise eluea vahel on peaaegu 9 aastat. Meestel on ääretult palju südame-veresoonkonna haigusi ja muidugi traumatisme, nii et see on kuskil esikohtadel suremuse tabelis, meil on traumatismi palju, meil on kahjuks väga palju mürgitusjuhtumeid ja narkosurmasid. Narkosurmade osas me oleme minu meelest maailma esikohal. Jah, poliitikutel ajab tõesti vererõhu kõrgele, ajab vere keema ja tekitab stressi. Kõik sõltub sellest, kuidas oma tööd võtta. Kui sa võtad oma tööd professionaalselt, et see ongi sinu töö, siis sa saad ka sellest aru, et sa pead seda tööd tegema säästes töövahendeid, aga sinu töövahend poliitikas on sinu aju, sinu keha, sinu tervis. No Eesti inimesed, ega ne soovitused on väga lihtsad, et tuleb mõistlikult toituda, tuleb rohkem liikuda, sellest on nii palju räägitud, aga mina ütlen midagi muud. Eesti inimesed, hoidke üksteist, sest meid on vähe. Eesti inimesed, armastage teineteist, sest armastus päästab maailma ja armastage ise ennast, ainult siis te suudate armastada ka oma lähedusi ja kõiki inimesi. No tundub, et tulemustega võib rahul olla, sellepärast, et öeldi, et kõik näitajad, mis täna siin mõõdeti, on normi piires ja korras, nii et sellega võib rahul olla. Jah, võib öelda küll, et poliitika on päris stressirohke, aga kuna mul valdavalt on vererõhk pigem madal, siis ma arvan, et poliitika annab seda vererõhu tõstmist natukene juurde, kui naljaga pooleks öelda, aga jah, tuleb tunnistada, et stressi siin töös jagub. No ma arvan, et nii poliitik kui ka ükskõik milline teine eluvaldkonna esindaja peaks teistele eeskujuks olema, et kui näiteks autoga õhtul koju sõita ja töölt tulles väsinud oled ja näed ikkagi, et keegi sinu kodutänaval õhtust spordijooksu teeb, siis ma arvan, et peaks see motiveerima kõiki, nii et iga inimene peaks olema oma nii pereliikmetele kui naabritele, sõpradele eeskujuks tervislike eluviiside osas. Eks tegelikult neid stressifaktoreid on meie elus päris palju, muretsetakse küll homse päeva ees ja mille iganes muu pärast, eks meie selline ilmastik annab siin ka oma negatiivse mõju, aga ma arvan, et sooja suve ootuses on see tuju inimestel ka parem ja tuleb tunnistada, et tegelikult emotsioonid on kindlasti need, mis positiivse poole peale seda skaalat saavad nihutada, nii et positiivsed emotsioonid on kindlasti need, mis stressi vähendavad. No ma arvan, et tegelikult tervist hoida on igal ühel võimalik oma käitumisega. Liikumise juures tegelikult on oluline see, et tahet inimestel on ja jõudu liikuda on ka, aga teinekord, millest puudu tuleb, on tahtejõust, nii et ma soovin kõikidele tahtejõudu rohkem liikuda ja ma arvan, et see annab kindlasti parema enesetunde, vähendab stressi ja parandab tervist.